Eetris on uudised ja stuudios Rohke Develak. Uue seaduse järgi ei tohi kalurid müüa inimestele korraga rohkem kui 10 kilo. Kes ostab 11 kilo, peab arvestama, et see kvalifitseerub juba majanduskuriteoks ja koguse võib konfiskeerida. Korduvalt enam kui 10 kilo müünud kaluri võib võtta ka kriminaalvastutuse alla. Tarbijate ja kalurite eilsel koosolekul otsustati, et riigi initsiatiivi inimeste elu parandamiseks tuleb hakata tunnustama ja Kalurite Liit hakkab iga päev korraldama valitsuse tööauks kilutulestikke, kus korraga lastakse taevasse enam kui 10 tonni kilo. Kõigil on lubatud piiramatult ise ämbriga püüda. Kaitseväe pressiteenistus aga teatab, et Eesti kaitsejõud kasvavad veelgi ja moodustamisel on hagejate pataljon. Rahuajal hagevad pataljoni liikmed enese vormis hoidmiseks kaitseväe erinevaid struktuure ja tugiorganisatsioone kuni kohalike omavalitsuste ja riigini välja. Sõja ajal aga hakkavad kohtusse kaebama agressori väejuhatust. Hagejate pataljoni ülesanne on tekitada võimalikult palju kohtuasju alates nahkhiirte ja konnade elupaikade häirimisest kuni inimeste öörahu rikkumiseni välja. Hagejate pataljon moodustatakse igapäevaselt hagemisega kursis olevatest inimestest, kellel pole raskusi korraga 20 kohtuasja menetleda. Eesmärk, et vaenuvägi ei saaks Eesti pinnal astuda sammugi ilma, et kohtusse ei kaevataks. Olukorda lastetoetuste vallas palju muuta ei saa, tõdeti valitsuse eelarve koosolekul. Samas pakutakse inimestele ka positiivset ja kavandamisel on lastetustoetus. Kui inimene loobub laste saamisest, siis on sellisel sammul riigi jaoks kokkuhoiukoht olemas ja sellist käitumist peaks premeerima. Lastetustoetus oleks pool senisest lastetoetusest ja riik hoiaks kokku märkimisväärselt. Lisaks veel teised lastega seotud kulud haridusele, huviharidusele, toidule, riietele. Kas minna lastetoetuse vähendamiselt ja lastetustoetuse maksmiselt veel samm edasi ja kehtestada kaugemas tulevikus laste trahv on arutelude küsimus. Trahv esimese lapse pealt oleks väike, sest ikka juhtub, aga teise ja kolmanda ja neljanda lapse pealt oleks lapse trahv juba suurem, sest õigustusi jääb järjest vähemaks ja iga järgnev laps näitab juba sihikindlat riigile kahjulikku tegevust, märgib valitsuse teade. Ja veel valitsuse tegemistest arutati eile valitsuses hariduse tulevikku ja ka võimalikke õpetajate streike. Olukorda koolides on pingeline ja õpetajate puudujääk on suur, nendib ka valitsus, kuid ebakonstruktiivse streikimiseni analüütikute sõnul siiski ei jõuta. Peamiseks põhjuseks on olemasolevate õpetajate suur töökoormus, mis ei jäta streikimiseks mingisugust aega. Aasta-aastalt väheneb õpetajate arv ja lõpuks polegi enam kedagi, kes streigiks. Püsiv töörahu hariduses saabubki prognooside kohaselt hiljemalt aastal 2030. Ja lõpetuseks, kuna üha sagedamini tuleb teateid, et inimesed eksivad seene- ja marjaretke käigus metsa ära, tuleb RMK olukorra lahendamisel appi, teatab keskuse pressiteade. Eksimisvastase tegevuskava kohaselt pannakse alates novembrist riigimetsa iga ruutkilomeetri kohta ööpäevaringselt tööle üks harvester. Nii on inimesel igas riigimetsa suvalises geograafilises punktis viibides ka võimalik kuulda kaugusest töötava metsamasina müra ja nii vajadusel ja hädaolukorra ilmnemisel hääle suunas minna ja abini ka jõuda. Kuigi ka harvesteride operaatoritel ei ole alati täpselt ettekujutust, kelle või mis mets on, kus nad töötavad, siis enamasti on neil olemas sidevahendid ja üldjoontes ettekujutus, kuhu poole jääb lähim asustatud punkt. Praegu tuleb teinekord metsas kõmpida pool tundi enne, kui raiebrigaadiga kokku puutud ja sellises olukorras on eksinud inimese mure loomulik, märgitakse arengukavas. Eetris olid uudised.